vaatasin, et kui pall lendab ja ma teen paar sammu paremale ja siis vaatad, lendab nii üles ja siis hea variant lüüa käriga. Tahan öelda kõikidele suur tänu, kes kommenteerisid ja mu värava siis välja valisid. See on mulle väga suur au. Ma ei ootanud üldse seda, et minu värav saab valituks. Ja aitäh! Siis kõik see aeg, mis ma siin olnud olen, meenub just see võib-olla kõige rohkem siis mängijana. Et see esimene võistkond, see tuumik, kes meil olid siin, Käkik ja Kütt ja Rando Kuus ja Tinn ja neid mängijaid oli palju. Et selle sama tuumikuga siis põhimõtteliselt 10 aastat 3. liigast kuni siia esiliigasse välja ühe tuumikuga läksime ja võib-olla see on nagu selline esimene asi, mis tuleb mul nagu meelde FC Elvaga. Et oli väga lahe siin nendega koos mängida ja selles protsessis sees olla väga vinge, et me oleme jõudnud juba nii kõrgele, et oleme juba koputanud siin paar korda ka esiliiga ukse või meistriliiga uksele. Et ma arvan, et selle FC Elva esindusmeeskonna suuresti edusaladus oli, et see tuumik püsis koos ja võib-olla lõpus olid juba noortele natuke rohkem õpetaja rollis siin, aga ma arvan, et suures osas tänu sellele tuumikule see FC Elva sellele tasemele nii kiiresti jõudis. Kas see tegi sinust selle aasta inimese? See aasta inimene, see tuli minu jaoks nagu selles mõttes ikkagi suure üllatusena, et ma nüüd ei teagi, millega ma selle ära teeninud olen, et okei, duubelvõistkond tegi hea hooaja, et tõusime teise liigasse, võitsime oma liiga ära ja võib-olla siis natukene mõjutas seda otsust ka see, et minu mängijakarjäär sai läbi ja aga hästi ei midagi rohkem öelda. Suur tänu kõigile, klubile, juhtkonnale, fännidele, meeskonnakaaslastele. Suur aitäh! Aasta kohtunik, et siuke meeldiv üllatus, et olen nagu näinud natuke võib-olla vaeva ka selle nimel, et käinud ja vilistanud siin mänge. Et selle eest tahaks nagu tänada klubi, et on üldse andnud mulle sellise võimaluse, et ma saaks selle teha. Ja loomulikult tahaks tänada veel perekonda, sest ilma toetava perekonnata ei saakski nagu midagi toimuda, et perekond toetab, klubi toetab, siis juhtuvadki head asjad. Ja minu jaoks on see siin hea asi, see tiitel. Aitäh! Ma arvan, see inimeste pühendumus, millega nad oma seda tööd teevad ja eelkõige ka treenerite pühendumus. Ja kõige rohkem meeldib mulle see, et Laur läks ära sellel aastal ja tuli tagasi. Meenuvad mulle kõik inimesed klubis. Et ilma inimesteta ei oleks mitte midagi. Et ei oleks seda väljakut, kus ma seisan. Ei oleks seda kaamerameest ja kaamerat. Ma arvan, inimesed on kõige tähtsamad ja ikkagi peab mõtlema nende peale, et kuidas iga päev, iga hommik siis ärgates, kuidas kedagi saab oma töös aidata, et on kergemaid, on raskemaid päevi, aga selles mõttes see on kõik loomulik protsessi osa. Ma tänan kõiki inimesi, kes on siin klubis, mängijad, lapsevanemad, vabatahtlikud, toetajad ja nii edasi, et väga vahva 20 aastat on olnud. Suve keskel enne jaanipäeva olime jõudnud jälle karikas poolfinaali ja seekord oli kohtumine meil Eesti meistri, nii eelmise aasta kui selle aasta meistri FC Floraga esindusega ja selles mängus suutsime 2 korda juhtima minna. Nii 10. minutil kui siis teise poolaja
teise poole alguses, et mehed andsid selles mängus endast kõik. See võib-olla mõnes mõttes jättis isegi jälje meile sinna, aga ütleme niimoodi, et peaaegu mängisime võrdne võrdsega. Flora küll ei olnud enda parimas koosseisus kohe väljas, pärast kui meil nagu väsimus tuli, et siis nad panid enda selle parimad mängijad ka sisse, et meist jagu saada. Pidid tooma Eesti koondise mängijad sinna ikkagi sisse. Aga selles suhtes jah, et see oli meeste poolt nagu kõige suurem ja kõvem pingutus üldse. Ma arvan selle aasta jooksul, kus nad tegelikult näitasid enda tõelist potentsiaali. Jah, meil oli teisi mänge ka, kus me võitsime ja tegime ka head mängu, aga see oli see mäng, kus me ikkagi väga paljud mängijad tõid siis enda potentsiaali välja. Ja ma olen väga tänulik siis kõigile, kes siis valisid esinduse FC Selva aastateoks selle, et esindus jõudis karikas poolfinaali ja tegi veel väga hea esituse selles mängus. Juu, aitäh teile mängud! Teie töö on see. Suur tänu teile! Olite värava, siis teie alustate. Tule roheline üles poole! Ma arvan, et see aasta treeneri auhind, et see läheb mul jagamisena siin. Mul olid abis ikkagi duublis, olid Kris Vares ja Tarvo Laurson, et suur osa sellest auhinnast läheb kindlasti neile. Ja samamoodi, et kui seal mainiti ära ka 2013 aasta poiste tegemisi sellel aastal, et siis see aasta või eelmisel aastal siis oli minul võib-olla kõige rohkem seal abiks oli lisaks veel Andrus Meinartile, siis oli Rain Suits ikkagi, kellega me tegime koos trenni. Et suur tänu neile, et tänu nendele see auhind siis seekord siia tuli. То, что очень большую роль сыграло то, что я пришел с Ливадии, они дали мне хорошие навыки футбола. И здесь я мог проявить себя хорошо. Здесь очень приятная атмосфера в команде. Меня сами игроки поддерживали. И здесь мне все очень нравилось, и играл я в удовольствие. FC Elva, see on väikese linna suur klubi, väga suure südamega inimeste kogukond. Aitäh! Jah, eks läks päris hästi, ma arvan, et see aasta sai hea sats komplekteeritud ja poisid pingutasid. Ja võib-olla teekonna esimene osa oli siis koroonapaus, mis mingit pidi tuli võib-olla meile kasuks, et olid kõvad kavad valmis tehtud ja eks mina küll jälgisin, et võib-olla sealt tuli ka hooaja algne edu ja edasi läks juba libedamalt, et oli juba oodata head tulemust. Väga uhke! Aitäh kõigile, kes hääletasid minu poolt ja järgmine aasta jälle. Tänada ikka kõigepealt, et üldse nad viitsisid meid siin vaatamas käia ja võõrsil mängudel nägin meie fänne päris eriti palju, isegi et suur tänu, et nad olid väga häälekad ja toetasid meid terve selle hooaja jooksul ja vaatasid ka otseülekandeid siis, kui koha peal päris käia ei saanud. Tänaksin oma pere ja sõpru, kes mind toetavad ja oma mängudele kaasa elavad ja küsivad pidevalt nende kohta ja kindlasti ma tänan ka pealtvaatajaid, kes meil valjuhäälselt kaasa elamisel käivad.